Tervist kõigile! Te vaatate matemaatikat. Täna kavatseme lahendada läbi 2020. aasta laia matemaatika riigieksami teise osa. Hoidke silmas, et minu lahenduskäigud võivad erineda sellest, mida on teile koolis õpetatud. Kuid vastused peaksid meil samad tulema, sest need on kontrollitud Harno materjalide lehelt. Sellega soovin teile ilusat vaatamist ja lahendamist. Ülesanne 8. Täisnurkse kolmnurga tipp C, 5 ja 4 asub ringjoonel, mille keskpunkt on A, 1 ja 1. Selle kolmnurga ühe teravnurga tipp asub ringjoone keskpunktis A ja teise teravnurga tipp B asub X-teljel. Punkt 1. Arvutage punkti B koordinaadid ja joonestage kolmnurk ABC. Lisame joonisele arvud juurde, et oleks kergem navigeerida. Kuna teame punkti A ja C, saame need lisada teljestikku ning ka teha ringjoone ümber. Me teame, et punkt B asub X-teljel, seega Y-väärtus on tal 0. Ning kuna tegu on täisnurkse kolmnurgaga, on küljed ehk vektorid BC ja AC risti üksteisega. Leiame algselt vektori AC ehk ringjoone raadiuse pikkuse, kasutades vektori pikkuse valemit. Sisestades arvud sisse, saame vastuseks 5 ühikut. Järgmisena leiame ka vektorile AC selle sirgepuute võrrandi, kasutades seda valemit. Lisame punktid sisse ning eraldades Y saame selleks 0,75 X pluss 0,25. Ning eraldades siit tõusu saame selleks 0,75. Kuna teame, et BC ja AC sirged on risti, saame kasutada tõusude korrutuse valemit. Eraldades BC tõusu saame selleks -4 kolmandikku. Edasi saame kasutada punkti C ja tõusu, et teha puutuja võrrand. Eraldades Y saame selleks -4 kolmandikku X pluss 32 kolmandikku. Kuna teame, et punkt B Y-väärtus on 0, paneme selle sirge võrrandi võrduma 0-ga. Eraldades X saame selleks 8. Seega punkti B koordinaadid on 8 ja 0. Lisame punkti B teljestikku ning saame joonestada kolmnurga. Teine punkt. Viirutage antud ringjoonega piiratud ringi ja kolmnurga ABC ühisosa ning arvutage selle ühisosa täpne pindala. Viirutatud osa tuleb meil selline. Leiame järgmisena vektori BC pikkuse ning lisades arvud valemisse saame selleks 5. Kuna mõlemad kaatetid on sama pikad, teame, et tegu on võrdhaarse kolmnurgaga. Seega saame leida nurgapunkti A juures, lahutades täisnurga summa 180 kraadist ning siis jagades 2-ga, sest kui küljed on võrdsed, on ka nurgad võrdsed. Saame selleks 45 kraadi. Nüüd saame kasutada pindala valemit sektori pindala leidmiseks. Lisades kõik arvud valemisse, saame täpseks vastuseks 25 piid jagatud 8-ga ruutühikut. Seega lõppvastus on, et punkti B koordinaadid on 8 ja 0 ning ühisosa täpne pindala on 25 pi kaheksandikku ruutühikut. Ülesanne 9. Leidke funktsiooni fx võrdumas x kuubis korda sulgudes x ruudus pluss 2x punkt 1 maksimumkoht. Korrutame algselt sulud lahti, et oleks meil kergem tuletist võtta. Järgmisena võtame tuletise. Paneme tehte võrduma 0-ga ning sulgud ette saab tuua x kuubis. Seega esimesed 3 0-kohta on 0 ning sulus saame, et 4x on -1,6. Järgmisena peame kontrollima, kas -1,6 on maksimumkoht. Selleks võtame topelttuletise ning siis paneme -1,6 x-iks. Nagu juba näha, vastus tuleb väiksem kui 0, mis tähendab, et tõesti on maksimumkohaga tegu. Järgmisena tuleb leida kahanemispiirkond. Kuna juba leidsime tuletisega 0 kohad, lisame need x-teljele. Kuna tuletise funktsiooni suurima astendajaga x on positiivne, alustame joone tõmbamist ülevalt. Kuna otsime kahanemispiirkonda, on see x-teljest allpool. Seega on see -1,6-st 0-ni. Kolmanda punktina peame leidma maksimaalse väärtuse lõigul -2-st 1-ni. Selleks paneme -2 algfunktsiooni
ning saame vastuseks 0. Paneme ka ühe algfunktsiooni ning saame 3, mis on suurim väärtus. Seega lõppvastus on, et funktsiooni maksimumkoht on -1,6 ning kahanemispiirkond on -1,6-st 0-ni. Maksimaalne väärtus lõigul -2-st 1-ni on 3. Ülesanne 10. Püramiidi EABCD põhjaks on ristkülg ABCD, mille diagonaalide vaheline nurk on 60 kraadi ning diagonaali ja lühema külje pikkuste summa on 36 meetrit. Püramiidi kõrgus toetub ühte ristkülgku tippu. Püramiidi pikim külgserv moodustab põhjaga 30-kraadilise nurga. Tehke ülesande tekstile vastav joonis ja arvutage püramiidi täpne ruumala. Joonis peaks tulema selline. Külg DE on meil kõrgus, 60 kraadi on põhjas diagonaalide vahel ning 30 kraadi on punkti B juures, ütleks. Teame, et lühema külje ja diagonaali summa on 36 meetrit ning kuna diagonaalide vahel on 60 kraadi, see tähendab ka, et lühema külje ja diagonaalide juures on 60 kraadi, kuna diagonaalid on sama pikad. Kuna kõik nurgad on võrdsed, siis lühema külje pikkus on täpselt pool diagonaali pikkust. Seega saame teha, et lühem külg on x ning diagonaal 2x. Kokku saame, et 3x võrdub 36-ga. Jagame 3-ga terve rea ning saame, et x ehk lühem külg on 12 meetrit ning seega diagonaal on 24 meetrit. Leiame järgmisena pikema põhja külje pikkuse, kasutades Pythagorase teoreemi. Vastuseks saame täpselt 12√3 meetrit. Kuna meil on mõlemad küljed olemas, saame leida pindala ning saame selleks täpselt 144√3 ruutmeetrit. Ruumala leidmiseks on meil ainult veel kõrgust vaja ning selle saame leida tangensi seosega, sest meil on olemas nurk ning lähiskaatet. Eraldame kõrguse ED ning saame täpselt 8√3 meetrit. Paneme kõik andmed ruumala valemisse ning saame selleks täpselt 1152 kuupmeetrit. Seega lõppvastus on, et püramiidi ruumala on 1152 kuupmeetrit. Ülesanne 11. Kujundit piiravad jooned y võrdub x ruudus -6, y võrdub x ruudus -2x ja x võrdub -1. Punkt 1. Tehke joonis ja viirutage antud joontega piiratud kujund. Lisame algselt arve juurde, et oleks kergem navigeerida. Ennem, et lisada kõik telestikku, peame leidma x-kohad ja haripunktid paraboolidele. Paneme esimese ruutfunktsiooni võrduma 0-ga ning viies 6 teisele poole ja võttes ruutjuure, saame, et x-kohtadeks on miinus ja pluss ruutjuur 6. Leiame ka haripunkti selle leidmise valemiga ning x-iks taame 0. Paneme 0 algfunktsiooni ning saame -6, seega haripunkti koordinaadid on 0 ja -6. Järgmisena võtame teise ruutfunktsiooni ette, paneme võrduma 0-ga ning saame sulgud ette tuua x-i. 0 kohad on seega 0 ja 2. Kasutame samuti haripunkti valemit ning saame x-kohaks 1. Paneme ühe algfunktsiooni ning saame y-iks -1. Seega selle haripunkti koordinaadid on 1 ja -1. Lisame kõik nüüd joonisele ning viirutame ka piiratud kujundi. Teine punkt. Sirge y võrdub -2 jaotab kujundi 2 osaks. Arvutage mõlema osa pindala. Lisame sirge joonisele, mis eraldab osad. Leiame algselt terve osa pindala, võttes x-ideks -1 ja 3. Kuna x ruudus -2x on üleval pool, tuleb sellest lahutada teine funktsioon. Alles jääb 6 -2x-i. Järgmisena võtame algtuletise ning siis saame panna x-id tehtesse, lahutades üksteisest sulud. Vastuseks saame täpselt 16 ruutühikut. Järgmisena leiame lõikepunktid alumise funktsiooni ning sirgega, mille lisasime. Paneme selleks võrduma need üksteisega ning
Eraldades X ruudus ja võttes ruutjuure, saame nendeks miinus ja +2. Seega on X kohtadeks integraalis -1 ja 2. Seekord lahutame me -2, kuna sirge on funktsiooni üleval. Alles jääb 4 miinus X ruudus. Võtame algtuletise ning samuti lisame X väärtused võrranditesse. Vastuseks jääb meil 9 ruutühikut. Ülemisosa leidmiseks lahutame tervest 9 ning saame 7 ruutühikut. Seega lõppvastus ülesandel on, et sirge Y võrdumas -2 jaotub piirutatud kujundi osadeks, mille pindalad on 7 ruutühikut ja 9 ruutühikut. Ülesanne 12. Kui firma kulutab teadusuuringuteks X miljonit eurot, siis selle firma puhaskasum on KX miljonit eurot, kus KX võrdub 9 + 5 korda log alusel 2 sulgudes X + 1 miinus X. Esimene küsimus. Kui suur on selle firma puhaskasum, kui teadusuuringutele ei kulutata ühtegi eurot? Kui ei kulutata ühtegi eurot, seega X on siis 0. Paneme selle funktsiooni ning saame vastuseks 9 miljonit eurot. Teine küsimus. Kas firma puhaskasum on suurem siis, kui ta kulutab teadusuuringuteks 7 miljonit eurot või siis, kui ta kulutab 15 miljonit eurot? Põhjendage oma vastust. Selleks paneme alguses XX7 ning vastuseks saame 17 miljonit eurot. Paneme järgmisena XX15 ning siis saame vastuseks 14 miljonit eurot. Seega on puhaskasum suurem 7 miljoniga. Kolmas küsimus. Kui firma suurendaks teadusuuringuteks esialgu planeeritud summat X miljonit eurot 4 miljoni euro võrra, siis kasvaks puhaskasum ka X miljonit eurot 1 miljoni euro võrra. Kui suure summa planeeris firma esialgu teadusuuringuteks kulutada? Siin peame 2 võrrandit paneme võrduma üksteisega. Tekstis mainiti, et puhaskasum kasvaks 1 miljoni euro võrra, seega lisame +1 esimesele võrrandile. Ning öeldi ka, et selleks peab esialgu planeeritud X miljonit eurot tõstma 4 miljoni euro võrra. Ehk igal pool, kus on X, lisame juurde ka +4. Viies loogid kõik vasakule poole ning muu paremale jääb meil selline tee. Korrutame terve rea -5-ga, et saada lahti logaritmi ees olevatest viitest. Nüüd saame kasutada logaritmi reeglit, et kui on sama alustega loogide vahel miinusmärk, jagame selle, mis on sulgude vahel ning toome ühise logaritmi alla. Järgmisena kasutame logaritmi definitsiooni, et 2 astmel -1 ehk 1/2 võrdub sulgudes olevaga. Kasutades ristkorrutist ning eraldades X-i, saame selleks 3. Teeme ka kontrolli, et näha, kas tegu on õige arvuga. Paneme algselt algfunktsiooni 3 sisse ning saame 16 miljonit. Kui me nüüd liidame 3-le 4 miljonit, peaks puhaskasum ainult 1 miljoni võrra suurem olema. Vastuseks saame 17 ning seega on tegu õige vastusega. Lõppvastus on, et puhaskasum on 9 miljonit eurot. Puhaskasum on suurem siis, kui teadusuuringuteks kulutada 7 miljonit eurot ning firma planeeris teadusuuringuteks esialgu 3 miljonit eurot. Sellega saime teise osa eksami lahendatud. Ma loodan, et kõik oli arusaadav, kuid kui midagi jäi veel arusaamatuks, saad alati jätta kommentaariumisse oma küsimused. Kindlasti likeige seda videot ja visake kanalile tellimus, et näha veel selliseid lahendusvideoid. Video descriptionis leiate ka playlisti, kus on kõigi aastate lahendusvideod olemas, nii kitsa kui ka laiemad. Aitäh, et vaatasite seda videot ning edu lähenevatel eksamitel!